tänane pommuudis töötutele. Eile 13. märtsil toimus taas kord Armastus või raha saade ja oi, kui palju toimus. Eilses saates pandi poissmehe rolli Kepu ning osales 6 neiut. Esimene üllatus, mis vaatajateni jõudis, oli see, et eelnevates saadetes osalenud ja Kepuga TikToki laivis flirtinud Siret Merit Masso ei osalenudki eilses saates. Rahvas oli šokeeritud. Uurisime Siretilt, mis põhjustas tema mitteosalemise ning selgus, et põhjus peitus kiire elutempo taga. Vaatamata sellele lubas Siret tulevikus saadetes veel osaleda. Teiseks sai tuntud sisuloes Sydney saate ajal YouTube'is mute'i, sest tekkisid kahtlused, et Sydney tegi ühe osaleja kaalu üle nalja. Need kahtlused ei vastanud tõele ning tegemist oli moderaatori poolse arusaamatusega. Ja kolmandaks, saate võitis Laura, kes valis raha, kuid tema põhjus otsuse taga on veelgi hullumeelsem. Nimelt mõtles Laura valida armastuse, kuid ta oli Kepu pikaaegse austajana enda sünnipäeval palunud Kepul teha sünnipäeva tervitus ning Kepu oli selle peale vastanud, et see maksab 99 €, mida Laural ei olnud. Ma lähen sinna, ma valin armastuse ja ma olen nii locked in. Aga siis tuli minu sünnipäev ja Kepster ütles, et kui mina tahan temalt saada sünnipäevasoovi, pean ma maksma talle 99 €. Nii et ma valisin raha, et ma saaks lõpuks enda sünnipäevasoovi. Tegin ju nalja ju. See oli minu sünnipäevasoov. Janne pani meist pildi, kus me olime aiga kõrvuti. Me olime locked in, mees. Ja siis sa lihtsalt reetsid mind. Kas Kepule tehakse tulevikus ka teine saade? Ja kas Siret osaleb tuleviku saadetes? Sellest me kuuleme ilmselt peagi.